Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on 6:01 läbi ning sel ajal, nagu te juba teate, on eetris Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises pooles võtame taas fookusesse kaks teemat, mis on kogu meedias, kuid ka meie saates viimastel aegadel laialt tähelepanu saanud, nimelt rendivangid Rootsist ning Eestis jõhkralt pead tõstnud alaealised kurjategijad. Olgugi, et me oleme saates neil teemadel mõne nurga alt rääkinud, on nendes lugudes nii mõnigi jätkuvalt vastuseta küsimus, millele loodame täna vastuse saada Tartu Ülikooli emeriitprofessorilt ja Sisekaitseakadeemia teadurilt kriminoloog Jüri Saarelt. Aga kõigepealt räägime vastutusest ja sedagi teemat lahkame paari väga ränga näite varal. Kui Tallinna vanglas tapetakse sinna põhimõtteliselt šokivangistust kandma saadetud noor inimene, siis kes ikkagi vastutab, et nii läks? Me ei saa ju niisama lihtsalt leppida teadmisega, no nii lihtsalt läks. Või siis, kas see õudus, mis toimus Pihlakodu hooldekodus Tabasalus, on saanud õiglase lahendi? Kas sellest ikka piisab, kui dementseid vanureid väärkohelnud hooldaja, kes saadeti küll 11 aastaks trellide taha, ütleb, et jah, ta oli siga ja püüab ennast parandada. Ühesõnaga, meil on külas vandeadvokaat Paul Keres, kellega püüame vähemalt mõnedele keerulistele küsimustele vastused leida. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere, aitäh kutsumast ja teeme siis ühiselt selle pingutuse. Pingutusega pihta hakates, Paul Keres, vast sissejuhatuseks peaksime täpsustama, et millises rollis te täpselt mainitud kaasuste puhul olete? Kui need on nüüd see Pihlakodu kaasus, siis seal mul ei ole mitte mingisugust rolli, ma olen nagu kolmandast isikust vaatleja tänavalt, kes näeb, kuidas tornid kokku kukuvad ja mõtleb, et huvitav, kas ei olegi tõestust pandud. Aga selles vanglajuhtumis ma olen hukkunu perekonnaliikmete esindaja ja seetõttu ma olen oma ametist tulenevalt kohustatud tegema kõike, mis on nende huvides ja ei tohi teha midagi, mis on nende huvide vastane. Nii et lihtsalt arvestage sellega, kui te mind kuulate. Hästi. Te kolleeg advokaat Helena Mutso on öelnud, et põhjuseks, miks Carlos Kolk vanglas suri, polnud mingil moel õnnetus või halbade asjade kokkulangemine. See noor inimene suri Tallinna vanglas süsteemse ja ränkade rikkumiste tõttu. Milles seisesid need rikkumised, kui nüüd võib lühidalt kokku võtta? Need rikkumised, neid ei saa lühidalt kokku võtta. See on selge. Süsteemne ja pikk rikkumiste jada. Siis esimene asi, mis vanglas nässu läks ja ma ei tea, kas see on siis ebakompetentsusest või hoolimatusest, oli see, et nad ei suutnud seda kinnipeetavat ära profileerida. Et kuidagi moodi kukkus selle isiku ohtlikkus nagu läbi põranda pragude. Te peate silmas tapjat? Ja tapjat, jah, just nimelt, mitte Carlos Kolki, kes ei olnud ohtlik kärbselegi. Mõtlen just tapjat ja seda siis hoolimata sellest, et isegi vahistatuna arestimajja paigutamisel ta juba ju ründas politseinikke. Siis ta haaras politseinikult erivahendi, milleks oli tol hetkel vist kumminui, võttis selle talt ära lihtsalt. Et tegemist on ikkagi äärmiselt ohtliku inimesega, aga kuidagi moodi näiteks ka info selle kohta, et ta sellise tükiga arestimajja paigutamisel hakkama sai, see info ei olnud jõudnud isegi vangla siis sellesse julgeoleku ja teabejulgeoleku osakonda. Ja kui vaadata seda, mismoodi too teabe- ja julgeoleku osakond nagu laiemalt informeeritud oli, nimest tulenevalt teabe- ja julgeoleku osakond peaks omama igakülgset teavet selleks, et tagada julgeolek. Absoluutselt. Siis lühidalt võib selle kokku võtta selliselt, et vanglas valitses täielik kaos. Üks ametnik ei teadnud, mida teine teeb, omavaheline suhtlus põhimõtteliselt ei toiminud, infot ei antud edasi õigeid kanaleid pidi vastavate inimesteni.
kui näiteks tuli Carlos Kolgilt ja tema tapjalt tuli palve, et paigutada nad eraldi, kusjuures vahetult enne tapmist, siis see info jõudis ühe teabejulgeoleku osakonna ametnikuni, kes vestles siis mõlema isikuga või mõlema kinnipeetavaga ja tegi ise otsustuse mitte neid paigutada eraldi. Olgugi, et tal, nagu ta kohtus tunnistas muide, et tal tegelikult sellist pädevust ei olnud, et ta oleks selle info pidanud andma edasi oma ülemusele, aga seda ei toimunud. Et sellised probleemid on seal täiesti silma torkavad ja kõvasti mäe otsast karjuvad, kõigile ära tuntavad. Aga see süstemaatiline probleem ei piirdu muidugi ainult eelnevaga, et seal näiteks ka siuke jooksev turvalisuse tagamine, valvurite ringkäigud, see, mis toimus tollel ööl, oli täiesti vastuvõetamatu. Seal oli üks valvur 150 kinnipeetava peale, üks valvur, kes selle asemel, et teha ringkäike iga tund, tegi neid 2 tunni tagant, sest nagu ta kohtus seletas, ta ei tahtnud ennast kohe ära vesitada. Ja siis selle asemel, et vaadata iga kord, kui ta kambrist möödub kambrisse sisse, et mis seal toimub, siis ta põhimõtteliselt kõndis sealt lihtsalt mööda. Mõnikord võib-olla vaatas sisse, aga enamasti oli näha, et ta lihtsalt kõndis sealt mööda. Ja kõik need asjaolud on muidugi vangla siseuurimise materjalides kajastatud, et selline täielik korralagedus seal oli. Aga avalikkusele jäetakse ikkagi mulje, et tehti kõik endast olenev, aga paraku juhtus. Ja nüüd me oleme siin võtnud tarvitusele ka igasugu rida meetmeid, mida me teile ei avalda ja nüüd meil on süda rahul, et edaspidi selliseid asju juhtuda ei saa. Tegelikult nad ei ole teinud mitte midagi. No üks küsimus, mida on hästi palju selle loo puhul küsitud, teatavasti meil on vanglakohti üle Eestis. Kas te sellest loogikast olete neid kohtudokumente lugedes aru saanud, et miks üleüldse sattusid paadunud kurjategija Madisoo ning esimest karistust kandev Kolk ühte kambrisse alguses? Ei, ma ütlen, ratsionaalselt ma sellest aru ei saa, aga ma olen nüüd aru saanud, et mismoodi vangla nagu põhjendas seda. Vangla põhjendas seda laias laastus sellega, et peab natukene ettevaatlik olema, et ma ei avaldaks kinnise istungi materjale või kinnise istungi teavet, aga ühesõnaga oli hädasti vaja vangla arvates, et Madisoo ei oleks üksi, vaid et tal oleks keegi kambrikaaslane temaga koos. Ja siis esimene ettejuhtuv kambrikaaslane, kes tundus sobiv lihtsalt selle põhjal, et mõlemad olid mehed, nii naisi ja mehi kokku ei paigutatagi, aga mõlemad olid noored, rääkisid eesti keelt ja Carlos Kolk oli parasjagu nii-öelda siis saadaval, kui nii võib öelda, siis seetõttu nad kokku pandigi. Aga nagu ma materjalidest lugesin, siis selle konkreetse paigutusotsuse tegija ei olnud absoluutselt informeeritud sellest, et Madisoo võiks üleüldse kellelegi ohtlik olla. Millega seda kõike ikkagi seletada? Kas see on hoolimatus, kas see on puhas ametialane lohakus või see on mingisugune absoluutselt süsteemne, ammu ilma sinna süsteemi sisse kodeeritud viga, mis varem või hiljem pidi sellise juhtumine viima. Millest me siit räägime? Korraldamatus? Mina korraldamatus täiesti kindlasti, aga siis, et kas see nagu konkreetsete individuaalsete ametnike puhul on ta siis nagu ebakompetentsus, on ta kuritahtlus või on ta hoolimatus, ma ei oska öelda, mis see on. Aga üks iseloomustav faktoid, mis tõenditest välja tuli, oli tõesti see, et see konkreetne valvur, kes ringkäike tegi tol ööl üksinda siis 150 inimese peale. Siis vangla sisejuurdlus tuvastas, et suurema osa oma valvesoleku ajast istus ta valvetoas ja vaatas YouTube'i. Kas vangla, sealhulgas ka riik, on oma viga kuidagigi tunnistanud, võtnud vastutuse selle eest? Ei, absoluutselt mitte.
Nad on koguni palganud enda õiguse eest seisma Eesti tippadvokaadid ja nende positsioon on selline, et vanglal ei ole selles küsimuses mitte midagi ette heita sellepärast, et tapmise on toime pannud Madisoo. Ja kui suures kahetsusväärselt ma pean ütlema, et kannatanul Eesti kriminaalmenetluses on üleüldse väga keeruline, sellepärast et kui meie esimest korda selle mõtte peale tulime, et peaks esitama ka tsiviilhagi selle kriminaalmenetluse käigus konkreetselt vangla vastu, kes on oma kohustusi rikkunud, siis meil oli väga raske seda asja üleüldse kohtu ette saada. Kõigepealt põtkis meile ju vastu prokurör, kes ütles, et ajas põhimõtteliselt täpselt sama juttu, et teie tapmise eest on vastutav ikkagi ju Madisoo ja me räägime siin tapmisest. Et kui teil on vangla suhtes mingisuguseid probleeme, siis minge ajage seda asja ise halduskohtus. Kuigi seos selle kriminaalasjaga on täiesti ilmselge. Me 2 korda üritasime kohtueelselt, eks ju. Ja siis lõpuks me kohtu enda määrusega lõpuks, pärast seda, kui me olime selle pika vaidluse seal kohtus maha pidanud, et kas selline tsiviilhageja nagu minu kliendid ja selline tsiviilkostja nagu Eesti Vabariik sellesse menetlusse sobib, kohus leidis, et jah, et antud juhul on põhjendatud ta kaasata. Aga see kadalipp, millest me pidime läbi käima, see oli ikkagi muljetavaldav. Nii et kui minu klientidel ei oleks olnud advokaati, siis nad kindlasti ei oleks jõudnud sinna, kus nad praegu on. Aga teeme praegu väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi ning meil on külas vandeadvokaat Paul Keres ning oleme fookusesse võtnud paar ränka kuritegu, et nende näitel rääkida vastutusest. Paul Keres, öelge, mis järgus see kohtulugu nüüd on teie vaates? Me rääkisime, et eks ole, toimus ränk kuritegu Tallinna vanglas, tapeti noor inimene, seal olid palju asjaolusid, miks seda olukorda oleks saanud ära hoida, paraku see juhtus ja kus me nüüd omadega oleme? No me oleme seal, et kohus on teinud selles asjas väga palju tänuväärset tööd ja kogunud meie taotlusel ja ka oma algatusel väga palju tõendeid, mida ei oleks kohtu ette mitte kunagi jõudnud, kui see asi oleks piirdunud üksnes Madisoo süüküsimusega ja asi oleks ainult prokuröri kätte jäänud. Ja need tõendid on läbi uuritud, kohus hakkab otsust tegema ja ma loodan, et kohtuotsus peegeldab seda olulist põhimõtet, et kui riik otsustab võtta kelleltki vabaduse, võtta ta enda hoole alla nii-öelda, siis ta vastutab ka selle inimese elu ja tervise eest. Ja kui see seisukoht oleks vastupidine, siis mul oleks ausalt öelda keeruline mõista, et millistel alustel meie riigi õiguskord asub või asetseb. Kuivõrd te olete nüüd selle protsessi käigus tajunud, et süsteem kuidagi väga jõuliselt töötab vastu, et ta ei taha kuulda nendest põhjustest ja sellest olukorrast, mis seal vanglas tollel saatuslikul päeval oli? No ta töötab vastu. On tunda seda, et prokuratuur ei taha sellist ebamugavat lärakat sinna kohtu lauale tuua, et riik võib milleski süüdi olla. Et sellepärast, et prokuratuur on ka ju riik. Just. Ja seal tundub, et ikkagi nagu omasid nagu pigem tahetakse nagu hoida või vähemalt ei taha ise olla osaline selles asjas. Et see oligi see soovitus. Mingi halduskohtus, selles halduskohus tegeleb selle asjaga. Aga mida ma selle konkreetse juhtumi puhul küll olen näinud ja mille üle mul on väga suur rõõm on see, et kohus nagu sellesse ringkaitsesüsteemi ei kuulu. Et kohus on seal küll täiesti sõltumatu sellest ja vaatab väga uudishimuliku ja sõltumatu pilguga seda kõrvalt. Aga vastutusest edasi rääkides, siis veel üks lugu. Tabasalu Pihlakodu hooldekodus tegutsenud Mark Davõdov on nüüd süüdi mõistetud mitme eaka hoolealuse seksuaalses väärkohtlemises. Karistati teda ligi 11-aastase vanglakaristusega. Kas see ongi kõik?
kas see võigas lugu ongi saanud teie jaoks kõiki osapooli rahuldava lahenduse? No ma arvan, et päris lõpuni ei ole, sellepärast, et mis mulle siit kõrvaltvaatajana silma hakkab, on kõigepealt seda asja menetlenud prokuröri, ma ei tea, kas see on sama prokurör, kes asja lõpuks kohtusse viis, aga igal juhul selle prokuröri äärmiselt elukauged ja ma ütleks ka nagu allapoole elementaarset emotsionaalse intelligentsi lävendit jäävad seisukohad. Näiteks see äärmiselt ma ütleks nagu igale tervele inimesele solvav seisukohavõtt, et iga seksuaalse väärkohtlemisega ei tingi mittevaralist kahju tekkidagi. Et kannatusi ei pruugigi tekkida, et mõni, ma ei tea, kas siis nagu järgmisena öeldakse, et mõni väärkohtlemine võib ka tegelikult natuke isegi hea olla või ma ei mõista, kuidas on võimalik selliseid seisukohti üldse omada ja avaldada nagu Eesti Vabariigi nimel. Seda esiteks. Aga siis teiseks ma vaatan, et ühiskonna neljas võim, ajakirjandus võttis selle teema ka päris tugevasti üles ja ma arvan, et eelkõige just nende reljeefsete äärmiselt ebaõnnestunud väljaütlemiste tõttu, mille tagajärjel mulle näib, et prokuratuur tundis endal survet nagu midagi siiski ka siis selle hooldekodu endaga teha. Ja ma arvan, et kõrvaltvaatajale jäi selline mulje, et nüüd tegeletakse selle asjaga tõsiselt, et tehakse mingit tõsist tööd, olid ju mingisugused nõupidamised ka, mis fotografeeriti üles ja paisati meediasse, kus oli vist peaprokurör oli nõupidamisel ja siis seal oli Olav Jüri Luik ja Oliver Nääs ja Eliise Altrov, just. Eliise Altrov oli ka ja selle tagajärjel jäi nagu selline mulje, et seda nüüd võetakse ülimalt tõsiselt. Ja mis siis juhtus, oli see, et tegelikult siin ikka ei ole seda koosseisu kuidagi moodi ja kuidas seda siis põhjendati, nagu ma aru saan, põhjendati sellega, et muidugi seadus on vahepeal muutunud, et kui seda asja nüüd vaadata tänase seaduse prisma kaudu, mis kehtib alates 23. aasta novembrist, kus on see juriidilise isiku vastutus, organisatsiooniline vastutus ka sätestatud, et siis täna võib-olla see seisukoht oleks teistsugune, aga tollel ajal ma saan aru, et hooldekodu täielikku tegevusetust nende kuritegude toimepanemise võimaldamisel ei pidanud prokuratuur absoluutselt mitte millekski. Mind panigi imestama ja ma usun, et paljusid teisi, kes selle kuidagigi ja vähegegi selle asja vastu huvi tundsid, et kuidas ikkagi seesama hooldekodu kippus esialgu vähemasti vastutusest nagu välja hiilima või vastutuse alt, et just kui nemad ei puutugi asjasse, et see puhtalt oli jällegi mingisuguse ühe tüübi initsiatiiv ja tegemine ja kõik. Ja tegelikult, mida ma tahan öelda, on see, et see võibki täitsa vabalt niimoodi olla. Võibki vabalt nii olla, et hooldekodu ei vastuta mitte millegi eest. Aga see, mismoodi prokuratuur seda asja käsitleb, see on minu arvates sügavalt lünklik ja ekslik lähenemine. Nimelt prokuratuur ju otsustas, et siin ei ole isegi alust kriminaalmenetluse alustamiseks. Nii. Ja seda siis olukorras, kus alates 20. aastast kuni 22. aastani oli hooldekodu juhatuseni jõudnud teave vähemalt siis 3 seksuaalse väärkohtlemise juhtumist. Just. Inimene paneb toime kuritegusid siis, kui tal võimaldatakse seda teha. Nii on. Kui tal ei võimaldata seda teha, kui tal muudetakse see talumatult raskeks või üleüldse ta eemaldatakse sellisest keskkonnast, näiteks siis antud juhul võib-olla inimese vallandamise kaudu, siis tal ei õnnestuks neid kuritegusid toime panna. Aga siin antud juhul nendest teadetest või sellest teabest sõltumata inimene töötas edasi ja sai seal rahulikult tegutseda jälgil viisil. Ja kriminaalmenetluse alustamisel ei kehti selline standard, et me hindame ja vaatame ja kui on mingeid kahtlusi, et siis me ei algata. Kriminaalmenetluse alustamisel on standardiks see, et iga
väiksemgi kahtlus tõlgendatakse kriminaalmenetluse alustamise kasuks. See tähendab, et iga kahtlus annab aluse kriminaalmenetlust alustada. Ja kriminaalmenetluse võib alustamata jätta vaid sellisel juhul, kui on absoluutselt täiesti möödapääsmatult ja vältimatult selge, et mitte mingit kuritegu ei ole toime pandud. Nii. Antud juhul ma arvan, et on väga kaheldav, kas sellisele seisukohale võiks asuda. Ja seda veel eriti seetõttu, et on väidetavalt üks tunnistaja, kellel on olulist informatsiooni nende sündmuste kohta. Selle üldteada oleva, või selle asjaolu üldteada olemise kohta, et seal hooldekodus sellised asjad toimuvad. Ja see tunnistaja on jäänud nii siis selles põhiasjas, Davõdovi asjas, kui ka hooldekodu enda vastu esitatud kahtlustuse asjas, või tähendab siis kahtlustust ei esitatud kunagi, aga ma mõtlen, et see kuriteo kaebuse asjas on jäänud üle kuulamata. Ta on lihtsalt ignoreeritud. Ja sellepärast me ei taha sellega tegeleda. Umbes samasugune suhtumine, nagu mul on tunne nagu selles Kolgi tapmise juhtumis, et prokuratuur nagu selle asjaga tegeleda ei taha ja siis ta lihtsalt ei tegelegi. Nui neljaks, tema ei tegele selle asjaga, ta on juba otsustanud, mina ei tegele, see ei ole minu asi. Kuidagi jääb mulje, et me ei taha uskuda, et sellised asjad, näed, siin meie armsas Eesti Vabariigis saavad juhtuda ja seetõttu me nagu püüame silmad kinni panna ja unustada. Äkki läheb üle või läheb mööda see kõik. On teile ka sama tunne? Ei, kas niimoodi või siis mingitel põhjustel taetaksegi seda kinni mätsida, sellepärast, et Eesti seadusi arvestades on tegelikult taolist asja väga lihtne ju kinni mätsida. Et kui sa ei taha kriminaalmenetlust siin alustada, siis sa lihtsalt jätad selle alustamata. Ja mitte keegi ei saa selle peale kaebust esitada, sellepärast, et need kannatanud on surnud. Ja kuigi ma saan aru, et kannatanud pärijad, järeltulijad on üritanud neid kaebusi esitada, siis seda edasi kaevata seda alustamata jätmist, siis see on olnud edutu ja ma mõistan, et ta on selles mõttes olnud seaduslikult edutu, et Eesti seadused ei võimaldagi sellist asja. Nii, aga kuidas siis ikkagi taastada usaldussüsteemi vastu? On selge, et seda teenust vajatakse täna ja vajatakse homme ikka. Ja. Kuidas saata oma lähisugulane, kes vajab hooldusteenust hooldekodusse südamerahuga, teadmisel, et teda hoitakse, teda valvatakse, teda aidatakse ja mingil juhul ei tule sinna mingisugune kõrvaline tegelane või oma töötaja midagi muud tegema. Ja. Kuidas seda usaldust taastada, kui kogu see protsess ise on jäänud selles mõttes natukene nagu lõpuni tegemata? No ma arvan, et siin oli tegelikult ju ideaalne võimalus seda usaldust taastada selliselt, et kui see kriminaalmenetlus oleks alustatud nii, nagu mul on tunne, et nende kahtluste tõttu oleks pidanud alustama, siis oleks kõiki tõendeid uurides võib-olla jõutud järeldusele, et tõesti ei vastutagi, sest kohus saab otsustada lõpuks seda, et kas vastutab või ei vastuta. Ja oleks kohtule andnud võimaluse otsustada, et hooldekodu ei vastuta, siis ma arvan, et võiks öelda, et usaldus on taastatud küll. Ma siin jäin mõtlema, et te mainisite justkui oleks nagu olnud võib-olla ka riigi huvi see kuidagi kinni mätsida. Ma ikkagi jäi mõistamatuks, et miks peaks olema sellise asja puhul riigi huvi see asi kuidagi laua alla pühkida, vaiba alla pühkida? Ja mul ei ole õrna aimugi. Ma lihtsalt osundan sellele, et see on ideaalne kaasus, mille puhul juhul, kui sa tahad seda kinni mätsida või lihtsalt mitte sellega tegeleda, siis on sul kõik eeltingimused selleks loodud. Sellepärast, et sina prokurörina otsustad, ma ei algata seda kriminaalasja ja mitte keegi sellele kaevata ei saa. See ongi lõplik. Paraku sellise nõmeda tõdemusega peame siin ka lõpetama. Vandeadvokaat Paul Keres, suur tänu, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse seda tundlikku teemat arendama. Meie aga teeme siin nüüd väikese pausi. Aitäh! Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Nagu lubatud, vahetame saate teises osas kurssi ja võtame arutada järgmised 2 teemat, mis on meedias laiemalt, aga ka siin saates laialt tähelepanu saanud. Nimelt rendivangid Rootsist ning Eestis jõhkral kombel pead tõstnud alaealised kurjategijad.
olgugi, et me oleme oma saates neil teemadel mõne nurga alt rääkinud, siis nendes lugudes on nii mõnigi ikkagi vastuseta küsimus, millele loodame täna ehk mingigi vastuse saada Tartu Ülikooli emeriitprofessorilt ja Sisekaitseakadeemia teadurilt kriminoloog Jüri Saarelt. Aitäh, et meie kutse vastu võtsite ja tere tulemast Krimiraadiosse. Ja, tere. No kui Riigikogu peaks ratifitseerima nüüd selle palju räägitud vanglarendi eelnõu, siis on kindel, et üle mere tuuakse Tartu vanglasse juba järgmisel aastal umbes 600 Rootsi vangi. Põhjus selle taga, et selline mõte Eestis üldse reaalsuseks hakkab vormuma, peitub selles, et meil on ajalooliselt vähe vange ning Tartu vangla seisab sisuliselt tühjana. Jüri Saar, millest see üldse räägib, et üks suur Eesti vangla tühjana seisab? Ongi meil aeg hõisata, et meil tõesti on kuritegevusega nüüd nii super hästi või oleme me lihtsalt asju omal ajal kuidagi valesti prognoosinud? No selles mõttes on muidugi põhjust hõisata, et meie kuritegevuse olukord võimaldab niivõrd vähe vange hoida ja nendega hakkama saada, nii et Eesti areng selles mõttes on olnud muljet avaldav, nii et sellist muret ei oleks osanud küll siin ennustada mõni aastakümme tagasi, aga põhimõtteliselt oleks sellist vangide arvu vähenemist saanud ikkagi prognoosida ka, sest kui me vaatame Eesti arengutega, meil on kõik läinud täpselt sama rada pidi nagu kapitalistlik maailm, ütleme demokraatlik, liberaalne maailm on eespool läinud, et me oleme nii liikluses kui mis iganes, kaubanduses me läheme täpselt sama teed ja loomulikult, kui me oleme hakanud muude Euroopa riikidega, igasuguste näitajatega, inimarengu näitajatega ja nii edasi üha rohkem sarnanema, siis sarnaneb ka meie vangide arv nendega. Nii et seda oleks võinud ennustada, aga ma mäletan üsna hästi omal ajal, kui meilt nõuti teravalt, et sellised veneaegsed kolooniatüüpi vanglad tuleb ära likvideerida ja nende asemel korralikud vanglad ehitada ja Lääs seda ka toetas, igati nõudis ja toetas ja kui vaadata seda nüüd ministeeriumi poolelt, justiitsministeeriumi poolelt, et kui neil oli valida, kas nad ehitavad 2 vanglat või 3 vanglat, et üks vangla, selle maksumus on umbes 100 miljonit eurot. Just, mitte vähe. Milline see ministeerium on, kes ütleb, et ma ei taha 100 miljonit eurot, et mingi nii et see asjade käik sellise ministeeriumi loogika poole pealt vaadatuna ei saanudki teistmoodi minna. Aga mingit sorti prohmakas see siiski on, kui ütleme seda, et meil kuritegevus sarnaselt läänemaailmaga väheneb ja üldse elu normaliseerub, et ikkagi see vangla suhteliselt hiljuti ka Tallinna külje alla ehitati, ehkki oli teada kõik need protsesside arengud, et te viitategi, et asi ongi selles, et kuna need suurusjärk 100 miljonit olid ripakil või saadaval, siis see vangla ehitati hoolimata sellest, et teati, et vangide arv peagi on nii väike, et neid ei ole nii palju vaja, neid vanglaid siis. No päris nii ma ka öelda ei taha, et ega siis vanglate puhul ei ole ka ainult selline see vanglakohtade arv või vangide arv või mingi vange on erinevaid kontingente. On alaealised, on naised, on kinnipeetavad, kes ei ole näiteks vastutusvõimelised, keda ei saa lasta, keda tuleb eritingimustes hoida ja nii edasi. Riigil on vaja sellist, kuidas nüüd öelda, mitmekesist struktuuri või institutsioone, et seda kõike täita. Nii et see oleks liiga lihtne öelda, et teeme sellise, et oletame ette kuidagi, et meil, aga kui ei oleks niiviisi läinud, siis oleks juba meil vanglakohtade hirmus puudust olnud, nii et seda, mis olnud, see on. See nii ta läks ja see on selline takkajärgi tarkus, et oleks võinud 3 asemel 2 ehitada. Just. Aga nüüd me oleme tekkinud olukorda lahendamas. On tulemas see 600
nagu olen mina aru saanud, siis ikkagi üsna julma kurjategijad, kelle selline etniline taust on samuti väga erinev sellest, millega me siin Eestis võib-olla tavapäraselt harjunud oleme. No öelge kriminoloogina, et milliste probleemidega me ennast sedasi silmitsi seame? No jälle nüüd boonuspool on ju teada, raha. Et nende eest makstakse, aga mitte ainult, sest tegelikult inimesed, kes töötavad vangla keskkonnas, need on ikkagi, neid valmistatakse hulga aastaid ette ja nad on oma ala professionaalid. Ja boonuspoole pealt nüüd, kui selline võimalus avaneb, ma näen siin näiteks Sisekaitseakadeemia jaoks, et seal justiitskolledžis hakatakse valmistama ette vanglaametnikke, kes on võimelised töötama rahvusvahelises keskkonnas, mida meil varem ei ole üldse olnud. See on täiesti uus väljakutse ja see on boonuspool kindlasti lisaks rahale. Aga muidugi saatan, nagu ikka on pisiasjades. Just. Et mina uuriksin väga, väga hoolikalt, mis mure rootslastel ikkagi sellega on, et nad tahavad nad ära saata. Sest kui meelde tuletada, enda maalt ära saata, kui meelde tuletada oma aegseid vanglareforme Inglismaal, siis need jäid pooleli, kui avastati Austraalia. Et mingi kõige lihtsam oli kurjategijad lihtsalt ära saata ja oligi kõik. Maalt ära, mure kaelast ära ja sinna nad läksid ja sealt nad enam tagasi ei tulnud. Nüüd Rootsi rikka riigina küllap ta jaksaks endale ise ka neid vanglaid ehitada ja et mis mure ikkagi rootslastel sellega on, et nad tahavad nad Rootsist välja poole saata. Teid see argument, et kuritegevus on hüppeliselt viimastel aastatel kasvanud ja vanglate ehitus ei ole järele jõudnud Rootsis, et see ei tundu piisav, et seal on midagi veel neil või? Ma ikkagi prooviksin seda kuidagi aru saada seda loogikat. Ja teine nüüd, me teame kõik, mis Rootsis on kuritegevusega juhtunud, kuidas Rootsis on suurtes linnades rajoonid, kuhu ei julgeta minna ja ma kujutan ette, see Rootsi vanglasüsteem, nagu ka Rootsi politsei, seal peaks töötama väga palju õrnemat suguga. Nii et need ametkonnad on tugevalt feminiseerunud ja nende seda tüüpi kuritegevusega neil on väga raske hakkama saada. Ma pean silmas siin ikkagi selline islami taustaga, see on midagi hoopis teine subkultuur ja siit ongi järgmine see mure, et kes ikkagi siia tulevad. Kui need 600 tükki on ühed tublid Rootsi poisid, kes on seadust rikkunud, jumal nendega, et küll me nendega hakkama saame, nemad ei too meile mingeid probleeme. Aga kui siia hakkab tulema selline, nimetaks seda islami taustaga kriminaalne subkultuur, see on tõsine väljakutse. Ja kui siin meelde tuletada, mida Paul Keres siin rääkis, kui saamatu siin Tallinna vangla oli siin mingi, see on nii triviaalselt, see on lihtsalt korralagedus, aga kui sul on selline kontingent siin sees, et jube lihtne on lubada, et teeme ära ja saame hakkama, aga kuidas see päriselt ikkagi välja hakkab nägema, sest see seltskond, oletame nüüd, et need 600 kinnipeetavat on islami taustaga, need hakkavad eritingimusi nõudma, need hakkavad enda mošee peaks ehitama. Mošee, alal toit. Naised neid ei valvaks ja nii edasi, see on terve hunnik probleeme, mis tuleb nagu nendega järgi. Nii et need, kes neid otsuseid nüüd teevad, peaksid selliste asjade peale kindlasti mõtlema. Teil on tunnetus, et seda sorti kurjategijate eks meie süsteem valmis ei ole? Praegu kindlasti mitte. Sest pole kokkupuudetki olnud. Just nimelt, me ei tea sellest midagi. Me tunneme siiamaani enda kurjategijaid ja teame päris hästi venemaist kriminaalset subkultuuri. Nagu ta siin, nagu ta meile päranduseks tuli aga sellest me ei tea sellest üldse mitte midagi.
no iga vangi või kinnipeetava puhul on ikkagi ülim eesmärk ta lõpuks taasühiskonnastada. Nii palju kui mina olen aru saanud meediast lugedes, et meie ametlik taasühiskonnastamise plaan nende 600 Rootsi vangiga on keskenduda universaalsetele oskustele, nagu siis tööharjumus, rutiin ja enesehügieen. Kas kriminoloogiliste põhimõtete järgi sellest piisab, et inimene taasühiskonnastada? No terve see kontseptsioon on, nagu ma aru saan, teda taas ühiskonnastatakse seda tulevast Rootsi taustaga kurjategijat ikkagi Rootsi ühiskonna jaoks. Ei eeldata ju, et ta siia Eestisse elama jääb, et kui ükskord vanglast vabaneb, et no see on juba, kuidas nüüd öelda, jah, siin on ka keeleprobleemid, kuidas need ettevalmistamised käima hakkavad ja ma juhtusin siin poole kõrvaga kuulma mingit sellist kartust Rootsi poolelt, et äkki hakatakse neid vange siin kuidagi halvasti kohtlema, et Rootsi selline väga, väga liberaalne ja selline humanistlik kohtlemine, et siis ma mõtlesin natukene, et võib-olla hakkavad sealt ka tulema etteheited, et ettevalmistus siin ei ole nii hea ja nii edasi. Nii et see kokkuvõttes sellised, ütleme, nõuded ja pretensioonid, mis on täiesti võimalikud, võivad hakata seda tulu olulisel määral kahandama. Kui lepitakse kokku mingi kindel summa, mis ühe vangi pealt aastas makstakse, võib juhtuda, et see hakkame juurde maksma, et täita kõiki neid tingimusi ja nõudeid. Nii et need on kõik sellised läbirääkimiste ja lepingu sõlmimise sellised detailid, millega tuleb olla väga tähelepanelik. Kui nüüd juhuslikult siin Riigikogu liikmed, kuulates näiteks ka teid ja teisi, kes ei ole või kes tajuvad, et siin on veealuseid kivisid ja karisid, mis võivad kogu seda protsessi tegelikult hoopis vastupidi käima panna, ja jätavad Riigikogus otsuse tegemata, ehk et hääletavad siis nende Rootsi vangide siia toomise vastu või ei ratifitseeri seda lepet. Kuidas seda Tartu vanglat sellisel juhul teie arvates, kui nüüd lühidalt öelda, võiks kasutada? Kas tal oleks alternatiivne kasutusala tänases seisus, tänases olukorras? No ma ei tahaksin hakata fantaseerima, et teeme üliõpilastele ühiselamu või ma ei tea mida, kui ta on ehitatud ikkagi selleks otstarbeks. Nii et nagu ma ütlen, see tundub olema selline mõistlik lahendus, et meil on asutus olemas, meil on koolitamisvõimekused olemas personali jaoks, me saame selle eest raha, et mingi ei kõla halvasti. Ei kõla halvasti see boonuspool, aga see teine pool. Ja ma ei tea nüüd Riigikogu, kui ta teda ratifitseerima hakkab, on tal võimalus siin seda nõuda veel rohkem detaile, et mis nagu vähendaks Eestile riske, mis selle seltskonnaga tuleb, sest ma nii palju, kui ma olen kuulnud siin justiitsministri jutte, need on sellised väga ümmargused ja üldsõnalised, et ma ei ole kindel, et on väga, väga peensustesse üldse mindud, et see on kõik selline teeme ära ja mis seal ikka. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning saate teises osas on meil külaliseks Tartu Ülikooli emeriitprofessor ja Sisekaitseakadeemia teadur, kriminoloog Jüri Saar. Enne pausi me rääkisime plaanist ja võimalikest probleemidest 600 Rootsi rendivangiga, kes praeguse teadmise juures juba järgmisel aastal Tartu vanglat hakkavad asustama. Kuid põletavaid teemasid, millele on proovitud vastuseid otsida, on teisigi. Näiteks see, et lühikese aja jooksul on alaealiste pundid tapnud Eestis 3 inimest. Jüri Saar, kas teid kriminoloogina kuidagi üllatab või jahmatab, et see asjad nii on läinud? Et me sellest noorte ränkadest tapmislugudest räägime? Ei, no muidugi sellised kuriteod on šokeerivad tervet ühiskonda. Selles ei ole
mingit kahtlust, aga kriminoloogina ma siin vaatasin natukene statistikat, et möödunud aastal ei olnud ühtegi alaealist vangi või kinnipeetavat meie vanglasüsteemis, sel aastal on juba 3. Nii et see, kuna see Eesti on nii väike ja need üks juhtumite arv muudab juba statistikat niivõrd palju, siis ma nagu mingit erilist hädakella lööma selle pärast kohe ei hakkaks. Sest see põhimõte, et püüda kohelda alaealisi, ütleme, õiguse rikkujaid võimalikult sellisel viisil, et nad ei satuks sellesse tsüklisse, kinnipidamine, lahtilaskmine, jälle kinnipidamine. Nii et kriminoloogide või kriminoloogia termineid kasutades, et püütakse vältida kriminaalset karjääri, sellist pikaajalist ja raskete kuritegudega kriminaalset karjääri. Et ma olen ise viinud läbi uuringu, kriminaalsete karjääride uuringu Eestis. Nii et sellise longituuduuringu ja põhimõtteliselt, mis algas juba Vene ajal. Nii et oli üks grupp poisse, alaealisi, kes aastal 1985 olid siis alaealistele määratud erikutsekoolis ja koloonias. Nii et tol ajal oli Viljandis terve alaealiste koloonia. Nii et tolle aja seisuga siis 317 indiviidi, kes kättesaadavad olid, nii et neid ma jälgisin või tegin sellise teatava ajalise perioodi möödudes siis, et mis neist saanud on, kui palju on siis ja milliseid kuritegusid toime pannud, millised on nende surevuse näitajad ja nii edasi. Nii et või täitsa võimalik, et praegu on nüüd jälle üks selline üsna ümmargune aeg möödas, 40 aastat juba. Nii et nad on sellised, kes veel elus on juba ligi 60-sed. Aga toona, kui te uurisite, kas siis sealt paistis välja ka see selge seos, et varakult nii-öelda noortekolooniasse saadetud noored poisid, nendest kasvasid nii-öelda karjäärikurjategijad, midagi pole teha, see süsteem sõi nad ära, kui nii võib öelda. Tähendab, just nimelt ja kui me nüüd, et ka see selline longituud näitas, et see seltskond või see kontingent, kes oli nüüd seal erikutsekoolis või juba koloonias, et see oli ikkagi väga selgete tunnustega, mis erines sellisest tavalisest noorest inimeselt. Aga mis tol ajal, mida oli, et kergelt jäi lahtiseks või et kas ikka oleks pidanud, ütleme, neid nii palju eriasutustesse saatma. Ja see probleem on tänaseks lahendatud. Meil ei ole selliseid eriasutusi enam. Meil on praegu ainult Kaagveres üks koht alaealistele. See Kaagvere praegusel kujul ei meenuta enam üldse vanglat ega nagu see tol ajal ikkagi erikutsekool oli selline vangla kergem aste ja Viljandi oli vangla pärisaste, nii et see liiklus nende kahe asutuse vahel oli väga, väga tihe ja erikutsekoolist oli väga lihtne poisil sattuda juba Viljandisse kriminaalkaristust kandma. Nii et nüüd tänasesse päeva vaadata ma kaldun arvama, et ega meil ikkagi ei ole sellist inglite ühiskonda, et me oleme läinud oluliselt humanistlikumaks, oluliselt leebemaks, aga tuleb ikka ja nende taustade puhul ja need, kes selliseid kuritegusid toime panevad, see ei ole mingi selline juhuslik valik, et oli üks tavaline koolipoiss ja järsku asja ees teist taga ja läks ja tappis ära kedagi. Nii et mulle tundub, et ikkagi peaks hakkama sellisele, kuidas nüüd öelda, praegu
on panus tehtud sellisele kaasamisele, et jumala eest, et keegi juba ei selekteeritaks, et sellega kaasneb stigmatiseerimine ja nii edasi, seda me kõik teame, mis on pahad asjad, aga selline kuidas nüüd öelda, kohtlemine osade indiviidide puhul ei anna tulemusi. Ja me jõuame ikka sinna samasse välja, et me ei saa eeldada, et me jõuame üldse kunagi sinnamaani, et meil vanglas ühtegi inimest ei ole. Et meil ei olegi vanglaid vaja enam, et saada, see on juba mingi ideaal, utoopia. Ja ometigi nüüd just nimelt nende 3 juhtumi puhul on väga palju küsitud, et kas äkki ei ole me see noorte kriminaalpoliitika ikkagi kuidagi natuke liiga leebe, et siin on juba tajutav nii mõnelgi puhul selline karistamatuse tunne, et ei juhtugi midagi. Teen, mis tahan, kas või tapan või piinan. Ja sellele ei järgne nüüd midagi erilist, sest meie riik on hea. Ta ikkagi üritab sind suunata õigele rajale ja selline rängem karistus, raskem karistus, olgu ta siis näiteks vanglakaristus, jääb tulemata. Kas ei ole siin seda momenti? Vähemalt nii väga paljud ju küsivad, eriti nüüd viimaste 3 juhtumi taustal. Et selles küsimuse asetusega ma nõustuksin, et selline, et võib-olla ikkagi jah, peaks olema või selline või suurem tähelepanu. Ma ei räägi, et meil oleks vaja jälle teha mingisugused alaealiste vanglad kohe, sinna ei olegi praeguse seisuga kedagi panna, ega 3 alaealisele ei tehta eraldi asutust, sest ütleme, omal ajal oli Viljandis ikkagi üle 200 alaealise, see oli poistele, alaealised poisid ja sindis või seal erikutsekoolis kergelt üle 100, nii et näete ise, kuidas see institutsionaalne, et see on alaealiste puhul vähenenud 100 korda umbes, 100 korda vähem on meil praegu selliseid alaealisi õigusrikkujaid või kurjategijaid, kes on institutsionaliseeritud. Äkki on seda liiga vähe ikka. Et see võib-olla ei saa ikka päris nii, et kaotame. Et üldse mingeid sanktsioone ei ole ja mingi, aga kuna ma ei puutu enam kokku praktiliselt selliste alaealistega, omal ajal ma töötasin erikutsekoolis, ma tean väga hästi, mismoodi tolleaegsed poisid välja nägid ja millised olid nende kombed ja vaated. Seda ma mäletan väga hästi, aga praegustest ma ei tea väga palju. Tartu Ülikooli emeriitprofessor ja Sisekaitseakadeemia teadur, kriminoloog Jüri Saar. Me täname, et täna saatesse tulite. Sellega on paraku Krimiraadio täna läbi saanud. Täname kõiki külalisi, loomulikult ka meie kõiki häid kuulajaid. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris nagu ikka järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio.